siis täna veel läheme. Kus me üldse käisime, räägime ära, siis meil on õhtul lihtsam. Teeme siin täna kella 5 reportaaži ei pea alati õhtul tegema, et me lihtsalt tulime linna pealt, jalutasime mitu kilomeetrit. 7,2 oleme käinud. 7,2 kilomeetrit. Jaa, meil on täna ootamas veel teatritendust. Aga me käisime 2 Ateena suurematest kunstisaalidest ju. Jah. Erakollektsioone vaatamas selles mõttes, et Benaki muuseum on era ja selle teise nimi oli väga keeruline. Kirjutame selle pärast siia subtiitritega juurde. Jah, Elisa oli naine, aga mis oli mees. Ühesõnaga selline ootamatu. No see on lihtsalt... Mõlemad olid ootamatult põnevad. Päev oli selles mõttes tore, et me ärkasime varakult, käisime hommikus söömas ja põrutasime kohe esimese hooga Benaki muuseumisse välja, aga kell oli ju veel 40 minti avamiseni aega, kui mitte rohkem. Siis me jalutasime seal, Benaki muuseum jääb siis parlamendihoone juurde. Ja rahvuslike aedade aga me nägime siis ilusasti marssivaid sõdureid jalutamas, kellel on kinga otsas ilusad tupsud. Ja kes oskavad põlve tõsta niimoodi väga graatsiliselt täis nurga alla, siis teha veel selle tupsudega sussiga pöiasirutuse ja siis panna see jalg klõpsuga maha. Ja nad treenisid seda ka aias, meil õnnestus seda filmida, kuidas nad treenivad. See treening ja mina mõtlen, et ikkagi see vahetus on nende jaoks päris ränk, sest palav on ja nende riietus ei ole sugugi õhuke. Jah, sest aasta ringi on ühesugune riietus, ma saan aru. Et talvel sama. Valged sukad, villased. Aga muljed Benaki muuseumist kõigepealt. Algus oli ju, vaatasime, et oleme nagu uuesti arheoloogia muuseumis. Aeg sama, eksponaadid suht sarnased, aga põnevamad, visuaalselt ilusamad. Väga huvitavaid oli joonistusi nendel keraamikal. Kuldehteid oli silmatorkavalt palju, üldse ehteid. Ja kõike seda, mis tegelikult inimest nagu tõesti huvitab. Et vähem selliseid asju, mis oli nagu suures arheoloogia muuseumis. No kuni rahvuslike keelpillideni välja ja mind lummasid seal tegelikult ka need asjad, mis olid seotud siis Türgi ikkest vabanemise vabadusvõitlusega. Ja seal muuseumis oli ka siis Bayroni. See oli üks põnevam korrus seal. Üldse ja hästi palju ka riideid, kostüüme, tekstiile. Kõige põnevamaks läks minu arust siis, kui me jõudsime nende nagu tubadeni ja jõudsime oligi nende tekstiilide, kirstude ja siis lõpuks nende ehte kollektsioonideni. Lihtsalt jääd vaatama, aga need toad, mis Külli mõtles, need on ju siis sellised tuba terve sisustusega, lagi, seinad, aknad, põrandad, akende all on siis nurgadiivanid, seina ääres on panipaigad ja vaibad kirstud, lauakesed, kõik mis ühe ja ka kostümeeritud elanik. Mannekeenid. Ja, et väga muljet avaldavad. Puunikerdused, lihtsalt võimatu. Marmor, need uksed, kust me läbi tulime. Ja, uksepiidad. Ja siis ka aknase või minu arust, mis ukse kohale käib, see ikkagi on see ka aken ju. Aga eriti palju seal pilte ei teinud ja ei filmimist eriti siin ei lubata. Pilti lubatatakse muuseumis teha.
Ja siis me viibisime seal ikka päris kenasti ja jõime siis tassi kohvi, nagu meil kombeks on saanud juba. Ja seal oli väga maitsev kohvi ja meile valati muudkui vett ja väga kaunis terrass oli ja kummaline oli kuidagi, et kõik oli väga prantsuse. Et ka ma arvan, et see restorani toit, mida seal pakuti pärast, oli väga prantsuse pärane. Muusika oli prantsuse keele. Jaa, aga igal juhul sealt siis me filmisimegi seda treeningut ka. Poiste kasarmu õuele nägi sealt väga hästi, ülevaade tuli. Nii et seda saab vaadata nüüd. Ja mandliga olid küpsised espresso juures, mis oli teistmoodi kui küpsised juures oli mandlikke. Just viide prantsuse köögile. Aga okei, sealt me siis mõtlesime, mis nüüd küll saab. Et saime teada, et kuskil läheduses on ka Käəni, Matissi, Rodani. Et kuidas see võimalik on? Rodani ei olnud. Oli küll Rodan. Oi, Rodani oli muidugi, aga Matissi ma mõtlesin, et seda me küll Matissi ei olnud või? Ei. Renoir oli? Ei. Mina nägin Kochi, Kokäni. Oot. On Kochi, Kokäni, Cézanne'i. Cézanne, vabandust, jah. Ma tahtsin ikka neid impressionistid, kõik, keda ma tean ära nimetada korralt. Ja Picasso, jah. Seal oli hästi tore selles mõttes, et see Tetsis on nüüd ikkagi selline kohalik nimi, kes pärineb Üdra saarelt ja tema üks väga võimas päiksevalguse pilt oli seal. Suure seina suurune. Et see oli ka muljetavaldav ja suitsetav tüdruk. Oli vist üks kõige vapustavam asi, mis me nägime nagu tänapäevasest kunstist. See oli 1980 maalitud. Et jah, käe liikumine. Ja silmad. Tõeliselt nagu. Väga hea tehnikaga. No, jah. Mis siis ikka, siis me mõtlesime, et tuleme koju puhkama. Jääme tassi kohvi ja tulime tipa-tappa, aga me ostsime kaasa sealt hiiremati. Ja see hiirematt. Ma ei saa seda praegu näidata. No võt, ei saa praegu näidata, aga see on Kokäni pilt. Jah. Mida ei ole eriti laialt kuskil näidatud. Ja noh, tegelikult El Greco, eks ole, oli ka. El Greco oli muidugi ka, jah, aga seda reprot ikkagi nagu on olnud ja näidatud. No see on nii kuulus, jah. Veronika Igiredik on seal siis, jah. Jah, aga ma nüüd otsin, vaatan, mis. Aga kes see oli siis, kes oli maalinud seda Jumalaema kiriku portaali? Monet. Ja Monet oli seal ka. Ja seal oli Hundertwasser. Hundertwasser oli ka. Ja seal oli Klee. Ja seal oli Johan Miro. Miro oli, aga kes seal veel oli? Kandinskist oli ka üks pilt oli. Aitab. Nimedest küll. Pildid on ju ka, räägivad enda eest ja et originaali nagu näha ja tunda. Sest ainult sa ei vaata, vaid sa tunned selle pildi lähedust ja kiirust. Selle pildi energiat. See on kunstnikuga. Selline tore pilt oli seal. See oli äge, jah. See on Viimase peal teatris on pildi nimi. Nii, aga praeguseks siis me kogume jõudu, et minna teatrisse. 6 naist. Tegelikult siin Ateenas olemine tähendab ikkagi seda, et me teeme sporti. Me oleme sportlased. Kõnnime hommikust õhtuni. Ei, mitte ainult seda, Maratoonerid. Maratoonerid oleme ja me teeme seda siin staadionil ka. Nii et mina olen atleet ja sina oled atleta.